Maaelujutud. Tere, siinpool maaelujutud. Täna räägime noortest maapiirkonnas ja mul on hea meel tervitada siin Rasmus Onkel. Sa oled pikalt tegelenud Valgamaal noortetööga, aga küsin sissejuhatuseks, kus su juured on? Ja tere ka kõigile kuulajatele minu poolt, et minu juured asuvad kõige lihtsamini öelda kolmnurgas Valga, Võru ja Lätimaa enam-vähem ristumiskohas, ehk siis Lõuna-Eestis. Et sellises väikses külas nimega Hargla. Sa ei olegi sealt siis väga kaugele läinud, aga kus siis su haridustee on käinud, et koolis oled sa ometi käinud? No, jah, koolis oleme me kõik käinud, ma loodan ikka, aga tegelikult ma olen sealt mõnda aega ära olnud, et esimesed 10 aastat lapsepõlvest veetsin seal, siis sai natukene mööda Eestit ringi elatud ja kolitud, pealinnas peaaegu 10 aastat elatud ja ülikooli lõpuaastal siis tolle piirkonna väikse vallavanem tegi mulle ettepanekut, kuna ma käisin väga aktiivselt sinna ikkagi Harglasse lähedaste juurde, et kuule, meil on üks kogukonna projekt, et äkki tuled seda lühiajaliselt vedama, et poolest aastast sai tänaseks juba 12-13 aastat vanavanemate talu korda tegemine, pere ja kõik muu, et ma olen nagu tiiruga nüüd 10+ aastat kodukandis tagasi olnud. Ja hariduse poole pealt, et kui gümnaasiumihariduse sain üldse Tallinna külje all Jüri gümnaasiumis, et siin ma ei saa mainimata jätta meie superklassijuhatajat Annelit, et see valik mulle väga meeldib, et ma sinna sattusin kunagi oma elus. Ja siis sealt edasi korra proovisin bioloogiat, aga sain aru, et see ei ole mulle ülikoolis ja olen õppinud siis Pärnus kolledžis siis ettevõtlusprojekti juhtimust spordikallakuga natukene. Nii, et aga see noortetöö on sul selle alast haridust ka või ainult siis elukool ja nii-öelda täiendkoolitus või? Noortetöö suuna pealt olen omandanud noorsootöötaja kutseid, erinevaid tasandeid ja osakutseid laagrikasvataja juhataja rollis. Aga muidu on kõik tulnud, et kuna ma olen noorest saati üsna aktiivselt olnud noortekeskustega seotud, et läbi kogemus hästi palju ja sealt siis oled erinevate koolituste ja täiendkoolitustega juurde omandanud. Mis positsioon sul täna on Valgamaal? Ma tean, et sul on päris mitmed kingad seal rivis, millesse siis varbaid sisse pista. No neid kingasid õnneks vanusega tuleb ka natukene rohkem aru pähe, et nii palju enam ei tee, aga peamine rõhk, kuhu enamik ajast läheb, on siis Valgamaa arenguagentuuris. 4. aastat siis olen noortevaldkonna projektijuht ja seda just ettevõtlikkuse suuna arendamise peal noorte seas ja maakonnad ja Lõuna-Eesti tasandil. Ja üks oluline on ju ka liidertegevusgrupp ehk siis Valgamaa partnerluskogu. Sa oled seal ka olnud erinevates positsioonides ja ka noortetööd või? Ja Valgamaa partnerluskogus siis ma olen nüüd 3. hooaega juhatuse liige läbi erinevate organisatsioonide olnud ja siis kogukonna tasand ja noortevaldkonna projektid, et see on nagu minu üks selline lemmikteemasid, et seal ma olen püüdnud siis, kuidas ajalist ressurssi on rohkem või vähem panustada. Ütled noortetöö ja keskmisele inimesele tuleb pähe noortelaager, kus lõbusalt suve veedetakse, mitte et mul oleks midagi nende noortelaagrite vastu, aga täna ma tahaks rääkida just ettevõtlusest ja see, mis viiks noort maale, sellepärast, et minna maale ja otsida töökohta, päris raske ülesanne, pigem tuleks olla ise hästi tegus ja ettevõtlik igas valdkonnas ja sellega oled ka sina kokku puutunud ja tegelenud ja proovime siis püsida rohkem sellel lainel, kuigi ma usun, et sul on kogemusi ju palju. Üks projekt, millest sa oled öelnud, et tahaks kindlasti rääkida, on Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored ja leen. Räägi, mis see leen on ja miks just leen ja mis selle projekti juures on põnevad teoksil? No leen ongi siis Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored lühend ja leen on siis tegelikult tuli seos kohe sõnade mängust, et toolileen, tugi noortele ja nagu näha on siis võib-olla minu pusa pealt paistab ka välja see logo, et siis ongi tugi meie noortele ja noortele ka töötavatele spetsialistidele, kes siis noori toetavad selle ettevõtlikkuse, oma algatuse, ettevõtluse, sotsiaalsete oskuste arendamisel. Et läbi siis selle projekti siis pakume erinevaid võimalusi, koolitused, isegi laagrid seal sees, igasugused põnevad ettevõtlikkuse arendamise programmid, oma algatuse toetamise programmid. Ja see projekt tegelikult sündis aastaid tagasi,
kui ma nüüd aastaarvuga võin 1 aastaga eksida, äkki oli see 22 sügis, kui siis 6 maakonna arenduskeskused said kokku ja siis praegusesse PEEK-meetmesse otsustati ühisprojekt teha, et sellist ühistaotlust, et kus 6 maakonda ühiselt pehmet tegevust üritavad teha, ei olnud tehtud. Ja see oli selline 1,5 või natuke rohkem aastaid pikka ettevalmistust ja koostamist ja siis 2024 1. jaanuar siis 6 maakonda, Jõgeva, Põlva, Tartu, Võru, Valga ja Võrumaa siis asusid seda projekti ellu viima, et õnnestus saada rahastus. Ja esimene etapp või siis see esimene projekt oligi fookuses, et ühtset süsteemi hakata looma ja iga maakond sai keskenduda sellele, mis tal hetkel tundus, et maakonnas vajab kõige enam arendamist. Et teatud tegevused on meil ühtsed, näiteks õpilasfirmade ja minifirmade programm, et seal on suur koostöö EAS-iga, sest tema on põhiprogramm ja meie siis kasutame neid võimalusi ja arendame seda edasi. Ja ühti sa ütlesid ühe lühendi siia, mida sa tahad kindlasti lahti öelda, see EA. Kas oli või Eesti. Ja Junior Achievement Eesti, see on siis rahvusvaheline üle maailma levinud noorteorganisatsioon, mille fookuses ongi siis, et neil on patenteeritud programm, mille fookus ongi siis õpilasfirmade programmi koordineerimine pluss juhendajate koolitamine, et nemad on ainsad Eestis, kes siis koolitavad juhendajaid ja kui on nõuetele vastav juhendaja, siis ta võib alles hakata õpilas- või minifirmat juhendama. See on üks igati väärt tegemine ja toimetamine ja kui ei ole muud olnud, siis aeg-ajalt ikkagi käib siit läbi, et on need õpilaslaadad ja just selle süsteemi õpilased seal tavaliselt on. Aga mulle väga meeldib see, et te olete haaranud seal Lõuna-Eestis nagu initsiatiivi enda kätte, sellepärast, et siin võib ju nagu küsida, et miks projektiraha ja et kas vald toetab, aga ma tean ka seda, eks ole, et valdadel on võib-olla tahe, aga ressurssi kipub ikkagi napilt olema. Kui palju riik teieni jõuab sinna, ütleme, nagu riigi toetus veel, ütleme ma tahtsin küsida see 3 nurk, ütleme vald, riik ja siis projektimaailm? No ma loodan, et ma väga palju ei eksi, aga tegelikult ju oli maavalitsuste reform ehk maavalitsus kaotati Eestis ära ja siis arendusrolli maavalitsuselt võtsidki üle arenduskeskused, nüüd põhifookus on neil ja riigi poolt siis ma näen, et arenduskeskuste roll ongi 90%, nad on ju projektipõhised, enamik töökohti on ka projektipõhised, et kui sa tahad midagi enda maakonnas või siis laiemas piirkonnas, näiteks meie leenprojekt, midagi arendada, siis kõik käib erinevate Euroopa Liidu meetmete projektifondide kaudu, et 90% tööst, mõnes rohkem, mõnes piirkonnas vähem, on tegelikult kõik projektipõhine. Kas oleks midagi, mis peaks jääma, et võib-olla ütleme, projekt on ikkagi kõlab nagu lühiajaliselt? Kahjuks selle projekti miinus on jah, et see meie esimene leenprojekt oli ka peaaegu 3 aastat, nüüd siis saime hiljuti just umbes kuu tagasi positiivse uudise, et leen 2.0 sai samamoodi rahastust, et kus me siis arendame neid tegevusi 6 maakonnaga koos edasi, ehk siis kokku peaaegu 6 aastat, aga tavaliselt, kui sa mingit süsteemi lood, siis selleks läheb keskmiselt 3-5 aastat, siis sa näed selle 3-5 aasta vahel ära, kas see asi läheb tööle ja nüüd seda 3. sammu astud, et midagi elus hoida, siis reeglina selle jaoks juba rahastust leida on äärmiselt keeruline ja ma näen, et see on Eestis üks minu hinnangul miinuskohaks, ehk kui sa tahad midagi püsivalt käimas hoida, siis ongi kõik projektipõhine, hurraaga ehitatakse kõik asjad ilusti üles ja mingi hetk väga paljud asjad neist kukuvad ära. Jah, sest me võime öelda ju ettevõtjatele, et siin on teile toetus, saate siit stardi, edasi vaadake ise, aga noorte töö puhul me ei saa ju seda eeldada, et armsad noored, et saite nüüd, eks ole, ja nüüd vaadake edasi ise. Oma elus muidugi nad saavad ise vaadata, jah. Ja noorte puhul on üks asi, mis projekte maailmas on natukene keerulisem, on see, et noor vahetub, sihtrühm vahetub sul kiiremini. Et see sihtrühm meil näiteks minifirma on 3 aastat, õpilasfirma 3-5 aastat, ehk selle 3-aastase projektiga sul üks põlvkond, lühikene põlvkond noori, kes see 3-5 aasta sees seal vanusegrupis on, ta vahetub ära ja uued tulevad peale. Et järjepidevust teha siis noorte valdkonna üheks miinuseks ongi see, et projektid nagu ei toeta seda järjepidevust niivõrd hästi. Just täpselt ja kui meil ei ole, eks ole, seal nii-öelda väga lähedal kõrgkooli, on küll kutsekoole, siis on selge see, et need noored ka, eks ole,
saavad, ütleme, kui ta saab 15-16, eks ole, ta on seal ühes aspektis, eks ole, aktiivne, siis ta läheb võib-olla, eks ole, Tartu-Tallinn kuskile õppima, võib-olla veel kaugemale ja nüüd ongi küsimus, eks ole, et kas ta tuleb tagasi, kiire liikumine vajab pidevalt tegutsemist, mida võib-olla jah, nii mõneski teises valdkonnas ei pea sellist tempot peal hoidma. Aga räägime veel sellest LEEN-projektist, sa oled siin isegi maininud, et te hakkate juba lasteaiast pihta. Ja Valgamaa siis võrreldes teiste maakondadega piloteeris eelmisel aastal ja see aasta on siis teist korda, et kui muidu õpilase minifirmade programm algab 7. klassist, siis meie piloteerisime ja siis tegelesime ka 2 noorema vanuserühmaga ehk siis pisiminifirmadeks, meie nimetame neid siis, kes on kooli eelikud, 6-7-aastased lasteaias ja sinna juurde siis tulevad algklassid 1., 2., 3. klass. Et neile on see, et ma astun siis sammu tagasi, enne kui ma lõpuni saan vastata, et Valgamaal on siis hästi pikalt olnud juba 11. hooaeg, on selline programm nagu noorte ettevõtlikkuse programm Nupp nokib, mis on siis üks osa sellest LEEN-projektist, mida me ellu viime ja selle programmi eesmärk on siis toetada nii juhendajaid, õpilasfirmade juhendajaid, kui ka noori sellel aastasel tsüklil, mil nad seda õpilaste firmad saavad siis teha, pakkudes erinevaid koolitusi, toetada laatadel käike, võistlustel osanemist ja nii edasi. Ja siis me laiendasime seda programmi siis lasteaiani, sest kui me seda projekti koostasime, siis lasteaed ütlesid ka, et võrreldes kooliga meil on neid võimalusi vähem, et ehk õnnestub pakkuda meile ka midagi ja siis me piloteerisime seda, ehk siis ongi kaasatud lasteaiad ja esimesed 3 klassi on pisiminifirmad ja mis tegelikult juba üle Eesti ka tehakse, mõnes piirkonnas rohkem, mõnes vähem, siis on mini-minifirmad, nemad on siis 4-6 klass, et me siis laiendasime seda tugiprogrammi 2 vanuserühmale, võrreldes nüüd niinimetatud suuremate noortega minifirmad ja õpilasfirmad, siis pisiminidel on 1/3 maht sellest programmist ja seal on tegelikult hästi suur roll lasteaiaõpetajatel ja lapsevanematel. Seal on, et me koolitame rohkem seal juhendajaid ja anname suuniseid, kuidas nad võiksid neid projektfirmasid teha. Ja rõhk ongi see, et kui nad käivad laatadel, lasteaialaat, koolilaat, vallalaat või siis me näiteks maakonnatasandilaat, et nende läbimõtestatus ja eesmärgistatus oleks siis suunatud ja toetatud. Kas saad sa nimetada ka mõne lasteaia nime, kes sellega kaasa on võetud ja kas mõnest pidite nagu, kuidas öelda, mõnele ei ütlema, et kõikidega te ei jaksa kaasa lüüa või kõigil ei olnud huvi? See algus, meie unistus oli esimesel aastal, et kui me saame üle Valga maakonna 50 osalejat koos õpetajate ja noortega, lasteaia ja siis algklasside vanusrühmas, see on super ja miniminides järgmises aastas samamoodi 50, siis miniminide esimene koolitus tõi meile 100+ osalejat, teine koolitus, laadamüügikoolitus juba 120 osalejat ja pisiminid jäid ka sinna 70 alla ja lasteaedadest eelmisel hooajal Tõrva lasteaed Mõmmik, müts maha, kui lahedalt nad kogu selle programmi enda õppekavasse sisse tõid. Sel aastal nad on veel suurema hooga kaasas, Valgas näiteks Buratino, et maapiirkondades on ka mõned maapiirkonna lasteaed sellega aktiivselt kaasas olnud, pluss siis Valga põhikooli algklassides on väga lahedad klassijuhatajad, kes kõik aktiivselt, mitte kõik, aga enamik neist tulevad aktiivselt kaasa ja siis liiguvad sellise ühtse meeskonnana seal 3-4 ja klassides mitu noortefirmat, et kes käivad erinevatel koolitustel. Ja enne jäi ka mainimata, et kui õpetajate blokk sügisel on ära koolituste poolt, siis noortele on ka paar mängulist koolitust, suur rõhk on laadamüügikoolitusel ja ülilahe on näha, et kui meil hooaeg lõpeb siis kevadel piirilaadaga, Valga-Valka ühtne piirilaat, suure laada sees on siis noortelaat, siis need esimesel hooajal juba need kõige nooremad, nad võtavad sellest koolitusest maksimum nagu käsnad, imevad selle teadmise sisse ja õpilase minifirmadele tegid oma letivälimuse, oma müügioskuse, visuaali, pakendamisega ikka tihti silmad ette. Et nende ind ja motiveeritus on üldse midagi muud, et seda oli ülilahe näha. Seda on hea kuulda sellepärast, et jällegi üks müüt, mis meil ringi kipub käima, on see, et ka lapse käest küsitakse, et kuhu sa siis tööle lähed. Et väga harva me küsime, missuguse ettevõtte sa endale lood, missuguse asutub, eks ole, et ikka, et ma pean kuskilt nüüd otsima seda tööd ja kuskile minema, et kasvatada seda, et aga võib-olla ma proovin ise ja võib-olla ongi palju lahedam. Aga kui sa räägid nii palju nendest minidest ja miniminidest, siis 2 küsimust siit, et
et see ju tähendab ka, kas vanemad on ka siis kaasatud sinna, sest ega see, kui nad lähevad kuskile laadale, siis peab vanemad kaasas olema, et muu õpe käib vist lasteaias või? Muu õpe käib lasteaias ja koolis, et algklassis ja lasteaias on seda paindlikkust rohkem. Ja ongi siis lõimitult läbi klassijuhataja tegevuse, aga on hästi tore näha, et lapsevanemad toetavad. Et see, nüüd on meil teine hooaeg, eelmine aasta oli ka lapsevanemaid kaasas, nüüd on rohkem, et laatadel on õpetajatel toeks, aitavad on koolitustel, et seda teadmist ka kaasa võtta, et seda lapsevanema poolset tuge on päris tublisti näha ja see ongi tegelikult üks eesmärk, eriti lasteaedade ja algklasside puhul, et sa saad lisaks, tegelikult see on lisandväärtus sellele õppeasutusele, et kui see lapsevanem on rohkem asjaga kaasas, siis ta on rohkem ka kaasas muude teemadega, mis on seal lasteaias või koolis esile kerkimas. Küsin siis soovitusi, et näiteks kui keegi kuuleb ja mõtleb, et ahaa, meie lasteaed või meie lasteaedade siin, meie valla lasteaiad tahaks ka midagi teha. Kui pikk oleks ettevalmistusaeg, mida oleks kindlasti vaja ja mida ei tasu karta? Ma palun täpsustada nüüd küsimust, et mis vaatenurga alt. Tähendab, kui alustada sellist miniprogrammi lasteaias, ettevõtlusprogrammi lasteaias. Ettevõtlus, meil on, maakonnas on see baasprogramm olemas olnud, mis lihtsustasime. Ja, aga kui keegi näiteks, ma mõtlen, et kui keegi, ma ei tea, Läänemaalt kuuleb praegust, et selline asi on olemas, et mis mul vaja on, et minu lasteaed sellise programmiga teeks. Ja mida, et hakkavad võib-olla esimesed hirmud, et ei tea, kas meil on ja mis meil siin kõik vaja on, et mida vaja on, et hakata pihta? Ma usun, et tegelikult enamik lasteaedasid teeb seda suuremal või vähemal määral, et kui sa vaatad, meil on erinevad kevadlaadad, jõululaadad, sõbrapäevalaadad, siis see laat ongi üks väljund. Sellises vanuserühmas noori motiveerib müümine ja taskurha teenimine. Ja tänu sellele, et nad aitab tegelikult neid kaasas, et nad on väga armsad ja väga siirad, siis nende müük on kordades parem võrreldes vanemate noortega, kes peavad rohkem pingutama ja müügiteed tegema. Et siis tegelikult on number 1 asi juhendaja, eestvedaja. Kõik saab alati selles noorte maailmas alguse eestvedajast. Missugused on sinu eestvedajad? On need siis need kasvatajate hulgast või on väljast poolt või kuidas ta, ütleme, me praegust püsime veel seal nende lasteaia tasandil. See on lihtsalt niivõrd põnev, et kohe liigume edasi järgmisse vanuserühma ka. Ja lasteaedades on reeglin ikkagi rühma õpetajast või siin, kui ma tõrva tõin mõmmiku näiteks, siis ka lasteaia juhataja on väga aktiivselt kaasas ja kes käib koolitustel kaasas, et see sõltub tasandist ja see sõltub lasteaia enda eesmärkidest, mis ta on endale fookusteemadeks seadnud. Aga number 1 on kindlasti õpetaja, number 2 on see juhtkond, kes teda toetab ja number 2-3 võrdselt on see lapsevanem kõrval siis. Mis tooteid tehakse? Kas küpsetatakse muffineid või on veel midagi põnevat silma hakanud? Need tooted on esimese 2 hooaja puhul väga tegelikult seinast seina, et kui alguses oli tunne, et kõige lihtsam on midagi söödavat teha, siis on ka söödavaid tooteid, erinevaid küpsetisi, vahvleid, muffineid, küpsiseid komme, kummikomme, aga tegelikult on ka käsitööd, kudumid, kotid, lauamängud, eelmine aasta hästi pop toode oli ühel mini-firmal oli, nad nimetasid neid jorru ussideks, Otepää noortekeskuse üks mini-firma tegi. Need on sellised pikad, suurest paksust lõngast, näpuemendust lõngast siis heegeldatud maod, mida sa saad kanda siis kaelas sallina, kasutada hüppenöörina, noorte fantaasia oli piiritu. Tore kuulda, aga sa oled siin maininud ka, et kuni kutsekoolideni välja, kas kutsekoolid vajavad veel väljastpoolt tuge juurde? Seal on ju juba õppekavas olemas. Mida juurde pakute kutsekooli noortele? See programmi üks mõte ongi seal põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekoolis, et nimetatud lõimimise võimalus õppekavadega ja toetades näiteks kutsekoolis, kellel on ettevõtlikkuse moodul, et siis leida see ühisosa, et mida nad teevad koolis ja mida nad saavad siis lõimitult teha läbi meie näiteks selle Nuknokip või siis õpilas- ja minifirmade programmi ja see tegelikult toetab õpetajat ja teine ta annab praktilise kogemuse noorele. Et tegelikult nende programmide mõte, kui paljud mõtlevad esimene mõte ja eesmärk peaks olema, et meil oleks võimalikult palju ettevõtjaid, siis meie, kes me neid programme teeme, tegelikult esimene eesmärk on see, et noor saaks aimdust, mis asi on ettevõtlus ja saaks aru, kas mina tahan saada ettevõtjaks või mina tahan saada selleks inimeseks, kes siis enda oskuseid hakkab müüma ettevõtjatele. Ja see on ka väga oluline, sest ka siis on juba hästi, kui mõni ütleb, et ahaa, ma tegelikult ei sobigi siia, kuigi ma olen nagu mõelnud, kuidas ma seda teen ja nii edasi. Ja 3. oluline teema on tegelikult noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. Et nende õpilasfirmade programmide läbimisel, et ma võin siin näiteid tuua, et ühes firmas oli üks väga kuldsete kätega noor,
aga ta kartis meeletult suhtlemist, et kui tema poole pöörduti hooaja alguses, siis ta otsis esimese ava, kuidas ruumist lahkuda, siis ta läks paanikasse. Ja hooaja lõpus, kui siis AK tuli oma kaameraga üritusele kohale ja paluti intervjuud, siis tema oli esimene, kes käe tõstis ja andis selle intervjuu ära telekaamera ees. Ja neid arenguid on väga kiirelt on need tegelikult selles programmis nähtavad, sest see programm kestab ainult 1 õppeaasta. Kui järgmine aasta tahad teha, siis pead jälle uue õpilasfirma looma uue idee ja uue tootega. Et siis seda, et kui esimestel vaatadel noored on olnud olukorda, kui klient tuleb, siis kükitavad laua alla, lähevad paanikasse, keeravad selja, leiavad põhjuse, miks laua tagant ära minna. Ja kui nad on 2-3 laat ära käinud või on hooaja lõpp ja on vaja oma firma ja arenguloo ettekanne teha, siis sa ei tunne neid noori ära. Et tihti nagu lapsevanemad ja klassijuhatajad toovad seda esile, et vau, et mis on nagu 1 aastaga muutunud. Sest sotsiaalsete oskuste omandamine ja me peame suhtlema õppima, sest ma ei usu, et Lõuna-Eesti noored on teistmoodi, kui ma näen siin Tallinna kandis, pigem pilk on sinna sellesse nutiseadmesse ju väga tihti kinni jäänud ja siis on seda suhtlemist võib-olla väljapoole vähem. Aga millised need kutsekoolid on, kellega te koostööd teete? No Valgamaal meil on üks kutsekool, et maakonna tasandil Valgamaa kutseõppekeskusega, et nemad on ilusti programmis kaasas ja ettevõtlusmoodulis on selle seotud. Ja aga Viljandi, Võrumaal ja kui me vaatame Lõuna-Eesti tasandit, siis ma julgen öelda, et vähemalt pooled kutseõppekeskused on nagu aktiivsemalt kaasas ja meil on erinevad tegevused, et kõik ei ole seotud ainult selle ettevõtlusvaldkonnaga, vaid näiteks oma algatuse arendamisel, siis on teised, et kes, kuidas, mis õpetaja näeb, mis ainega ta saab seost teha, siis nii vastavalt sellele on ta kaasas ka ideedega ja tegevustega ja noortega. Sellest vanemast nii-öelda eagrupist seal, ma ei tea, 14-18 või on vanemaid ka, et mis valdkondades seal tullakse välja ideedega? Et need 2 vanusegruppi siis vanemad ongi, et 13-15-16, see on siis 7-9 klass ja siis on 16-21 ehk kutsekool. Et kui sa oled juba vanem kui 21, siis sa seal programmis olla ei saa, aga kuni 21 ja kuni 21, jah. Et seal on see ja Eesti poolt siis see programmi enda piirang vanuse koha pealt. Aga tooted ja teenused on juba julgemad. Eestis on see programm siis ja Eesti poolt 30+ aastat olnud. Valgamaa, kui me võrdleme seda, kui mina sellesse programmi liitusin mentorina, kaasjuhendajana ja nüüd on sellest rohkem kui 10 aastat möödas, siis kvaliteet on läinud väga heaks. Et õpilasfilmade enamik toodete kvaliteet ja teenuste kvaliteet on väga hea ja kõrge tasemel. Et ja tooted on väga põnevad, et ja on lihtsamaid igapäevaseid ideid väikese konksuga, mis jääb silma, lauamängudest, küünaldest, kummikommide erinevate toodeteni või siis näiteks sellised uuenduslikud ideed, et eelmisel aastal võitis siis Eesti parima õpilasfirma tiitli Lõuna-Eesti firma Põlva gümnaasiumist Blowit, kes siis läksid täna OÜ1 üle sellel sügisel ja nemad toodavad söödavaid tordiküünlaid, et õpilasfirmaga katsetasid ideed ja täna on neil oma ettevõtte, et müüvad siis söödavaid tordiküünlaid, et on väga teistsuguseid ideid ka. Korraks küsin veel juurde seda juhendamise teemat, et äkki keegi, kuidas öelda, tunneb, et aga ma äkki tahaks ka juhendada ja et võib-olla on otsimas nagu lisategevust. Kuidas teil juhendajatega lood on ja mida te neile pakute? Juhendajatega nii, et esimene samm, kui sa tahad mini- ja õpilasfirmat juhendada, siis sa pead läbima Junior Achievement Eesti poolt spetsiaalse koolituse. See on siis 3-päevane koolitus kokkuvõttes. Reeglina on ta kas augustis algab või siis septembris. Ja kui sa oled juba esimesed koolitused läbinud augustis või septembri alguses, sa võid juba selle loo ajal juhendama hakata paralleelselt selle kõrvalt. Et juhendamise tegelikult lõpp tuleb sellega, kui sa oled 3 aasta jooksul vähemalt ühe mini- või õpilasfirma juhendanud, siis sa saad lõpliku paberi kätte. Et sa oled nagu kogu protsessi juhendajana läbinud. Aga mida meie projektis juurde pakume, siis üks on see, et aastaringne tugi läbi erinevate koolituse, on see tootearendus, laadamüügi koolitus, on see, kuidas toodet pildistada telefoniga, avaliku esinemise koolitus, et meil on 6-7 koolitust hooaja peale. Ja meil on see programm nii üles ehitatud, et juhendaja koos noortega. Et ei ole vanematel, et juhendajad eraldi ja noored eraldi, nad on koos, sest nad on üks tandem läbi terve õppeaasta. Et see on üks pool ja teine pool, kus me toetame neid, kuna koolidel eelarveliselt on tegelikult päris raske. Meil on Lõuna-Eestis ju väga palju väike koole, siis kõik need koolitused on ka see, et me oleme vaatanud, et nad saaks kas ühistranspordiga kohale tulla. Kui ei ole võimalik, tagame projekti alt siis transpordi, et selleks kõigile võimalikult madala lävepakuga kättesaadav noorsootööst tulenev mõiste.
ja toetame ka teatud laatadel käimist. Et Tallinnas toimub siis kord aastas sõbrapäeva paiku Eesti kõige suurem õpilas- ja minifirmade laat, kus kokku tuleb selline 400-450 õpilasfirmat 2 päeval üle Eesti. Et siis näiteks Valgamaal me teeme seda natuke suuremalt, me läheme päev varem, tutvume Kesk- või Põhja-Eestis mõne põneva ettevõttega, kes meid võõrustab, ööbime, et sest muidu, kui sa Valgamaalt peaksid hommiku vara 5 ajal sõitma hakkama, siis sul on 5-6 tunnine laat, siis sa oled suhteliselt väsinud laada keskpaigaks. Ja järgmine päev siis osalevad laadal ja projekti alt me katame noortele kõik need kulud. Mis neil kohalikud laadad on, kus need käite ju seal ka nii-öelda katsetamas? Jaa, sest tegelikult kui nad on registreerinud oma mini- või õpilasfirma ära, siis nad võivad igasugustel kogukonnalaatadel, koolilaatadel, vallalaatadel osaleda julgelt, pluss siis see, et meie korraldame siis ühte suuremat laata, hooaja lõpulaata, ehk siis Valga-Valka piirilaada raames toimub siis Valga-Valka piirilaada noortelaat, kus siis osalevad Eestist ja Lätist kõik õpilas- ja minifirmad ja pluss siis miniminid ja pisiminid Valgamaalt juurde. Et see on üks selline väljundi koht ja selle laada raames siis selgub ka, meil on 2 laadavõistlust, nende õpilasfirmade laatadel reeglina on ka võistlused, kus siis varitakse laada parim toode, laada parim müügimees, letivisuaal, et hinnatakse erinevaid asju, eripreemiad žürii poolt, et seal on väiksed auhinnad ja väike motivatsioon ka, et väike võistluslik element on ikkagi sees. Ja meie laadal siis on 2 võistlust, üks on laadavõistlus, kus siis kõik, kes osalevad erinevates vanusegruppides, saavad erinevaid võimalusi, mille vahel siis teineteisega võrrelda ja võistelda ja lisaks siis selgub Valgamaa parim õpilas- ja minifirma sel hooajal siis juba 11. korda järjest ja neile on siis võitjale siis uhke rändkarikas, mis käib siis 1 aasta on võitjate käes ja liigub edasi, pluss siis väikesed rahalised preemiad. See on väga tore, et leitakse võimalus anda, motiveerida ka ütleme, ma ei tea, et seda visuaali ja igasuguseid väiksemaid preemiaid, sest selline väike ergutus mõjub kindlasti noorele positiivselt. Sina kui Valgamaalt pärit ja ma pean ütlema, et minul on ka Valgaga sellised soojad suhted, olen lapsepõlves seal palju olnud, kahjuks seal ei ole enam kedagi järgi, aga Valga-Valka. Kuidas on piiriülene töö? Sa nimetasid, et teil on ühiseid asju, aga kuidas see Valka pool suhestub, on sellega, mida te nendega teete koos ja mida võiks palju rohkem teha? No üks ongi see, et seda koostööd võib-olla võiks olla tõesti rohkem, aga üks väljund on meil see ühine piirilaat, mida meie siis korraldame ja Valka poole pealt siis Valka kooli õpilasfirmad tulevad väga aktiivselt sinna kaasa. Et see on üks väljundi koht, kus me saame võrrelda, tegelikult on aluseks neil ju Junior Achievement Latvia, Läti programm, mis Eestis on täpselt põhimõtteliselt sarnane. Teatud erandid on, neil igas riigis oma kitsendused ja natuke teistmoodi seadusandlus, aga siis on hea võrrelda. Ja teine koht, kus nagu me teeme koostööd nagu mitte ainult Läti tasandilt, vaid kui on vähegi võimalus, siis me üritame viia igast maakonnast vähemalt ühe õpilasfirma kord aastas, kes on siis silma jäänud või välja valitud, siis ka rahvusvahelist õpilasfirmade festivali osalemiskogemust pakkuda. Et me oleme selle LEEN-projekti raames käinud Riia rahvusvahelisel festivalil, mis on Euroopa minu hinnangul üks suuremaid ja suursugusemaid. Me oleme käinud Kaunase festivalil ja selle aasta nüüd kevadel käisime Austrias Viini festivalil, kus siis üle Euroopa tulevad õpilasfirmad kokku. Kui suurte gruppidega te saate seal käia, sa küll nimetasid vist, aga mitu noort sinna sellistele pääseb? Et igast maakonnast tuleb üks firma, tavaliselt on siis ühes firmas on 3-5 liiget, pluss siis juhendaja, ehk siis selline, kui me käime 6 maakonda koos, on meid selline 30-36 osalejat kokku sellise ühiste gruppidega oleme LEEN-projekti raames käinud. Lisaks siis mõned maakonnad täiendavalt leiavad vahendeid ja käivad teistel rahvusvahelistel festivalidel ka. Ja lisaks sellele, et me käime Euroopasse, siis selle LEEN raames siis Tartu ärinõuandla, kes on siis Tartumaa meie programmi partner, et tema siis korraldab kord aastas International Student Companies Meetupi Tartus, ehk siis Eestis rahvusvaheline festival, kus siis on ka Lõuna-Eesti õpilasfirmad esindatud, pluss siis Euroopast tulevad teised osalema. Nii, kui ma küsiks ka Valgamaa partnerluskoguga, seal on noorteprogramm ja noori tahetakse toetada. Räägi ka siis liiderprogrammi võimalustest Valgamaal ja mida sa seal juhatuses siis noorte heaks teed? Ja nendest projektidest. Sa ütlesid, et ma näen siin, et selline programm on nagu Starter. Ja, Starter on siis Valgamaa partnerluskogu poolt siis selle aastane pilootprogramm. Et eesmärk oli siis, et kuidas tuua tagasi, siduda rohkem kodukohaga neid noori, kes on läinud siis kuhugi mujale kutsekooli, kõrgkooli õppima,
aga samas hoida sidusust ja hoida nende ettevõtlikku meelt. Ja siis selle raames siis sai kokku toodud grupp noori, 10 noort, nendega arutletud seda teemat ja noortega koostöös siis sündis Starteri programm ja selle ülesehitus, et see väga palju tegelikult erine Nupnoki programmist, et noortel olid suht sarnased vajadused, et neil on siis kord kuus on erineval teemal koolitus. Ükskord siis saadakse reaalselt kokku füüsiliselt ja järgmine kuu siis on veebi teel. Siin on nüüd EA-grupp juba vanem. Siin on EA-grupp juba vanem ja siin ongi tegelikult fookus on see, et ta võiks olla gümnaasiumi lõpetanud. Ehk siis ta hakkab 19 kuni 26-30, et sinna vahemikku. Nii et seal on juba tõsised tegijad, kes peavad endale siis nagu nii-öelda igapäevast leiba juba teenima sellega. Peaaegu. Või on ka õpilasi? No ikka, ma arvan, et siit ja sealt. Õpilasi erandina saab, aga õpilastel on ikkagi õpilasfirma programm. Ja seal me teeme samamoodi Junior Achievement Testiga koostööd. Neil on siis õpiettevõtte programm, mida mõningad kutsekoolid on katsetanud. Nüüd siis partnerluskogu registreeris ka end sinna, et seda programmi pakkuda. Ja tegelikult selle programmi eesmärk ongi nüüd on küll see suunatud otseselt ettevõtluse arendamisele, et noor, tal oleks toetatud ja turvaline keskkond, kus ta saaks kuni 6 kuud testida enda äriideed, kas hakkab kandma või ei hakka kandma. Ja selle raames siis ta saab registreerida õpiettevõtte, seal on lihtsustatud kujul, tal ei ole selliseid maksukohustusi, sest see programm on selle pealt üles ehitatud ja on tehtud riiklikul tasandil kokkulepped, et ta saab seal katsetada kuni 6 kuud oma ideed. Ja kui ta näeb, et see idee kannab, siis ta saab sealt liikuda edasi OÜ-ks, kui ei kanna, siis ta lihtsalt ütleb, okei, tuleb leida teine idee või siis valida teine suund endale üldse. Kuna see, millest me praegust räägime, katab nüüd ainult Valgamaa partnerluskogu piirkonda, siis kui palju seal neid noori on teil nendes programmides? Selles programmis tegelikult registreerimishuvi oli üllatavalt suur. Mina arvasin, et esimesel aastal, et selline grupp 15 kokku saada, et kuna on uus ja võib-olla natuke hirmuäratav asi, et see võib-olla ei lähe nii kergelt, aga nimeliselt on seal kirjas, kui ma ei eksis, ligi 30. Aga sellega me arvestasime ka, kuna need noored tulevad Tartust, Tallinnast, igalt poolt kokku, et siis kui on koolituse päev füüsiline, siis on selline umbes poole grupi ulatuses, et kes saab aktiivselt kohale käia. Ja siis on seal, neil on toetatud mentorid, kes õpiettevõtte ära registreerivad, siis seal kaasas käib mentor, kes siis neid terve selle õpiettevõtte protsessi juures siis motiveerib, nõustab, on toeks, et see protsess liiguks edasi. Ja lisaks siis selles programmis on väike erand võrreldes õpilasfirmadega on see, et neil oli miniprojekti võimalus kuni paar tuhat eurot taodelda toetust, et oma õpiettevõtet käivitada. No see on juba võimalus, mida pakub, eks ole, Valgamaa partnerluskogu ja liider põhimõtted, nii et hea kuulda, et ja kui pikalt te seda programmi, seda starterit plaanite? Samamoodi on ta ikkagi õppeaasta põhine, et põhitegevused nüüd hakkavad lõppema koolitused ja siis on selline kokkuvõttev osa on suvel ja tegelikult see starteri programm on selline 2-osaline projekt, seal on siis tegelikult teine väljund on siis see rahvusvaheline koostöö, et ma võin nüüd riikidega mõne ära unustada, siis ma vabandan, et seal on Itaalia, Eesti, Sloveenia, Läti, Soome ja keegi oli veel kohe loetelus meelde ei tule, et kellega siis tehakse ka rahvusvahelise poole pealt koostööd, et siis saab erinevatel tasandil siis võrrelda, et mis on igal riigil tugevused, nõrkused ja leida motivatsiooni ja arenguvõimalused, kuidas edasi areneda. See on nüüd liideri rahvusvaheline koostööprojekt? Jah. Nii et need riigid, et jah, liider annab ju ka seda võimalust, et eks seda bürokraatiat seal juures on ka, aga need tulemused on alati toredad ja selles eas noori kokku viia. Et enne kui meil aeg tiksub armutult ja aeg kipub otsa saama, aga ma tahan veel ühte teemat sinuga puudutada ja see on see, et kui tõepoolest noor tahab ütleme maale kolida, siis kellel on seal vanemate korter, aga tahaks ju ikka ise ja eriti veel, kui sul on ettevõtlik vaim. See kinnisvara teema ja kuidas te omal ajal sellest kotuse koostöövõrgustikuga lahendasite. Ma tahan, et sa sellest natukene ka räägiksid ja kuidas praegust seisud on.
et kus see idee tuli ja kuidas sa seda vedasid? Et ma töötasin aastaid niimoodi poole kohaga või täiskohaga, see oli projektipõhine töökoht, selline 8 aastat koostöövõrgustik Kotus, mis siis oma alla koondas siis endised väikevallad Mõniste, Taheva ja Karula. Ja see oligi loodud selle eesmärgiga, et kuidas seda piirkonda rohkem pilti tuua, kuidas seda piirkonda ühiselt arendada läbi kogukonna ja ettevõtjate tasandi koostöö. Ja siis üks moment tekkis see, et kogukonda soovib tulla elama inimesi, aga kinnisvaraportaalides väga midagi üleval ei ole. Ja kui hakkasid suhtlema, siis ei, tegelikult mul oleks pakkuda, et väga paljudel puudus toona usk, me räägime siis lihtne on öelda enne Covidit ja pärast Covidit, et enne Covidi aega, et puudus inimestel nagu usk, et seal piiri ääres miski müüb ja kui müüb, siis kommi hinnaga, et pigem las ta seisab siis. Või siis oli, kui me hakkasime siis seda teemat kaardistama, et tõstsime pilti selle teema, siis ma sain 2-3 inimest juurde, keda see väga huvitas. Ja siis me jõudsime selleni, et kogu seda piirkonda on esmalt väga raske ette võtta, et alguses siis kaardistasime, võtsimegi ette Google Mapsi, kaardistasime ära 5 küla, mis olid kõrvuti. Et kõik tühjad, mis meie jaoks tundus, et seal elu ei ole majas sees või korteris sees, et kaardistasime ära, proovime see leida läbi tutvuste või siis läbi erinevate portaalide, kes selle omanik on ja siis kaardistasime ära majad kaardi peal, enda jaoks oli töökaart, et kollase värviga olid need, mille kohta infot kogusime, punased olid need, kes ütlesid, nad ei müü, rohelised olid need, et nad on huvitatud müümisest ja palusid siis erineval kujul abi, kuidas seda üles panna ja lõpuks tekkisid sinna päris palju pruune täppe, ehk mis saidki uue omaniku. Ehk siis kõige põnevam töö oligi nendega, et see oli kõik vabatahtlikult, selle võrgustiku töökoordinaatori üheks tööülesandeks ja kogukond toetas seda vabatahtlikult. Et siis aitasime uusi omanikke leida kinnisvarale seal piirkonnas ja toetas meid koduleht, kuhu sai siis tasuta oma kuulutus üles panna. Ja meie liigistasime siis selle müümise niinimetatud 2 aktiivne ja passiivne. Aktiivne oli see, kes oli kodulehel, meie Facebooki kanalis ka üleval ja passiivne oli see, kes nagu avalikult miskipärast ei soovinud müüa, aga ta meile ütles, kui see on huvilisi, siis võtta ühendust, too ja näita. Et kes ei olnud siis nagu sotsiaalmeedias või internetis üleval. Ja mis selle asja tegi eriliseks oli see, et kui inimene tuli midagi meie kanti vaatama läbi meie, et siis me käisime kaasas. Lisaks sellele, et me tegime kinnisvaratuuri, siis perekond sai väga palju teada kogukonnast. Et see oli tegelikult üks pluss ja kui me esimesel aastal panime endale eesmärgiks, et äkki 5 korterit või maja selles suures piirkonnas saaks aidata uue omaniku vähemal või rohkemal määral siis tugi pakkuda. See esimene aasta läks ikka mega hästi, tegelikult see number oli 17 ja teisel aastal 14. Ja kui me kõike seda siin räägime, siis kinnisvaraturg ju Lõuna-Eestis on hoopis midagi muud kui Tallinnas, et seal nagu üldse ei kujuta ette, et see võiks olla mingisugune kogukondlik ja mingi vabatahtlik töö ja nii edasi. Nii et selles mõttes on see tõesti, vajab hoopis teistsugust lähenemist. Kuidas praegust asjad sujuvad? No teatud hetkel tekkis see olukord, et elamiskõlblikku. Me ei räägi nagu ideaalselt renoveeritud, aga selline, kus saab sees elada. Kinnisvara jäi väga napiks. Ja tegelikult aitas Covid ka kaasa sellega, et Covid tõi ju inimesi rohkem maale tagasi. Ja turg hakkas ise reguleerima ennast, see oli nagu positiivne, et kinnisvara portaalidesse suurematesse hakkas aina rohkem ja rohkem ilmuma piirkonna kinnisvara, et inimestel tekkis selle 3-4 aastase tööga usk, et tegelikult kui ma hoian seda üleval, kui ma tahan suuremat summat saada, selline aasta, ja siin Covidi ajal näiteks teatud piirkonnas korterid, et kui korter läks ülesse, siis vähem kui kuuga, et kui keskküttega kortermaja oli, et sellised väga positiivsed näited on ka. Ja meie roll ka, mis me sinna täpsustan juurde, oli see, et mõnes me aitasime väga palju ja mõnes oli see, et nad lihtsalt andsid info, pange oma kodulehel üles, et selle nagu osakaal, meie toe osakaal oli mõnikord väga minimaalne, mõnikord tunduvalt suurem. Nii et täiesti väga rõõmustav kuulda, kui sa ütled, et et seal hakkab kinnisvara otsa saama, siis tähendab, et elu tekib. Ja sinna ju tulevad ikkagi eelkõige need, kes sinna, ma küsin, kes sinna neid kortereid ostavad. Tavaliselt tahetakse peredega noori, aga tulevad ju ka need, kes võib-olla on aktiivsest tööelust nii-öelda pensionile minemas või neid või mis see eagrupp on? No tegelikult korterite puhul on see, et kuna väga heas seisus maju liigub Lõuna-Eestis väga vähe
ja nende hinnad on ikkagi isegi Lõuna-Eesti kohta kõrged teinekord, et siis noored ostavad kõigepealt endale korteri, kus elementaarselt nad unistavad, et ise ei peaks kütmisele väga palju aega kulutama ja oleks soe vesi kergelt saadaval, ehk ma saan samal ajal ühte talu kohta või maja kohta renoveerida. Et see on see üks, et see korterite omanikud teinekord vahetuvad 2-3 aastaga, et see kui maja nii heas seisukorras, et ta saab edasi liikuda. Et see on üks grupp. Ja teine on see, et kui inimesed ka tulid elama, siis tegelikult number 1, mida küsiti, oli haridus. Missugused koolid on lähipiirkonnas, see mängis tegelikult lastega perede juures kõige rohkem rolli, mida pakuvad noortekeskused, missugused on huviharidus või huvitegevusvõimalused nii huvikoolide tasandil suuremates linnades kui ka noortekeskustes, siis huvitegevuse tasandil. Ja ausalt alati sai ka öeldud, et töövõimalused on piiratud, väga spetsiifilised, hoolekandeasutused, puiduettevõtted, põllumajandus, et tegelikult väga paljud, mitte väga paljud, aga ikkagi paljud, kes tulid, võtsid enda töökoha endaga kaasa või osalise töökoha. Et eks see ongi see maaelu ja maaelu arengu põhiline, et me eelkõige otsime inimesi, kes tulevad oma ideega, oma töökohaga või siis midagi, eks ole, hakkavad tegema seal, et loota seda, et ma tulen, kolin ja siis leian mingi töö, et väga palju ei saa selle peale loota. Oleme jõudnud oma jutuga peaaegu lõpuni ja tahaksin lõpus võib-olla küsida mõningaid niuksi nagu nõuandeid või visioone veel, et kuidas seda noorte aktiivsust paremini hoida ja mis tööd peaks ja mis tegevusi selle jaoks vaja on. Et võib-olla siis jälle, et kõik need erinevad tasandid, kus sa oled töötanud. No. Kui ma alustan nagu rohujuurelt ehk noore tasandilt, esimene asi, et eksimine on inimlik. Et noorel peab lubama eksida. Kui sa juhendajana kärbid kõik eksimisvõimalused ära, siis tegelikult ta väga ei õpi sellest midagi. Kõige paremini eksid siis, kui saad kergemalt või teinekord suuremalt vastu näppe, et siis sa hakkad uskuma ja siis sul tekib usaldus oma juhendajasse ka tegelikult noorena rohkem. Et neil peab lubada eksida ja eksimine tuleb läbi analüüsida, see on osa õppimisest. See on esimene asi. Teine asi on see, et kui sa noorega tahad tööd teha ja midagi luua, siis noor ei tohi olla lõppklient ehk tarbija ainult. Tule kohale see kell, vaata see tegevus ära ja mine koju. Kui sa noort sinna sisutegevusse, korraldusse, loomisesse, planeerimisse ei kaasa, siis noorel teki seos selle piirkonna, selle paiga, selle asutuse organisatsiooniga, kes teda kaasata tahab. Et need on nagu need esimesed mõtted, mis pähe tulevad. Ma väga tänan selle vestluse eest ja ma soovin Valgamaale ja sulle endale ikka jaksu, sellepärast, et nagu öelda, see on üks kiiremini klientuuri vahetav või sihtgruppi vahetav valdkond ja edu siis nii Valgamaale kui Valgamaa noortele. Järgmised maaelu jutud juba järgmistel teemadel ja järgmiste inimestega. Aitäh! Suur aitäh!